et see oligi siis väga tore üleskutse Taavi poolt kaamerad avada, kes vähegi julgevad seda teha, on ju, kes ei ole võib-olla sellistes kahtlastes piirkondades praegu. Aga ma näen, et meid on juba ilusti 25 inimest sees ja tuleb ilmselt ka juurde. Aga kuna meil on programm tihedana, on reede, keegi ilmselt ei taha liiga palju aega kuskil üleliia nagu istuda, siis ma arvan, et me alustamegi vaikselt selle teemaga. Ja kes ei tea, siis minu nimi on Jaanika Elistrato, mina olen Vitsa asutaja ja tegevjuht. Vits on siis töötervise tööohutuse platvorm, kus saab siis kõiki töötervise tööohutusega seotud tegevusi, kohustuslikke või ka mittekohustuslikke tegevusi läbi viia. Ja miks me täna siin oleme, ongi see, et Vits on sellel aastal võtnud arenduse osas nagu väga tugeva tuule alla ja mul on hästi hea meel teavitada, et me oleme tegelikult valmis saanud ühe väga laheda funktsionaalsusega, milleks on siis kursused. Ja minuga siin koos, kellest te juba täna siin kuulsite ka või kelle häält te siin ja nägu näete ka, häält kuulsite ja nägu näete, on Taavi. Ja Taavi on siin täpselt sellel põhjusel, et meil siis kursustel on võimalik nüüd selline tore asi teha, et me kutsume erinevaid oma ala eksperte, spetsialiste koostama meie kursuste platvormile oma koolitusi. Ja Taavi on üks nendest inimestest, kes on minu hinnangul üks Eesti parimaid tuleohutuse teemalisi eksperte ja Taavi on ehitanud siis kursuse, mis on siis kohustuslik tuleohutuskursus siis kõikidele neile siis, kellel see on siis kohustuslik. Taavi täpsemalt räägib, et kellel, millal ja kus. Mina ei hakka seda rääkima, sest mina ei ole sellel teemal ekspert, aga Taavi annab sellise ülevaate tuleohutuse teemadel ja pärast, kui Taavi on oma ülevaate ära teinud, siis esmaspäevast avaneb teil võimalus siis seda kursust omale osta. Ja ma hästi kiirelt näitan ära, kuidas see Vitsas kõik nii-öelda välja näeb. Ja kui te tunnete, et kui esmaspäeval see on avaldatud, teil on mingisuguseid küsimusi selle kohta, kõik peaks iseenesest väga lihtne olema, aga siis alati meie vestlusakna kaudu saate meie poole pöörduda. Aga ma kiirelt näitan teile ära, kuidas see teie poolel siis välja näeb. Ehk siis, kui kursus on juba avaldatud, siis kui te tulete Vitsa keskkonda kursused alla, siis te näete avalike kursuste alt, te näete, et on e-tuleohutuskoolitus ja seda te näete siin ka hinda, seda koolitust on võimalik osta ja põhimõtteliselt, mida teha saate, ongi see, et te kõigepealt te näete lihtsalt selleks, et veenduda, et teile meeldib see sisu ja teile meeldib see kvaliteet, on ju, te näete, et circa 25% sellest koolitusest on ju, vaatate üle, teile meeldib ja siin saate siis tegelikult teha selle ostuotsuse ja selle ostuotsusega ongi siis nii, et te ei pea omama kohe mingisugust krediitkaarti, aga põhimõtteliselt, kui te vajutate osta, siis te lihtsalt kinnitate selle, et järgmise kuu arvele teile lisatakse see koolitustasu juurde. Aga kõik info selle koolituse kohta, et kaua see koolitus kehtib, kas hind on, et need on nüüd näidishinnad praegu, et ärge sellest nüüd praegu laske ennast nagu kohe mõjutada, aga et kas see on hind per töötaja, hind per ettevõte ja kõik niimoodi, see info on teile kõik siin nähtav tegelikult, saate ise selle otsuse teha. Ja kiirelt ma tahaks näidata teile ka, kuidas see töötaja poolt välja näeb, ehk siis kui te olete selle omale tellinud ja töötajad siia süsteemi omale lisanud, siis töötaja poolelt näeb tegelikult see välja siis selline, ehk teil ongi töötajal on võimalik siis vaadatagi seda nii-öelda kursust täpselt selliselt, nagu ma teile praegu siin näitan. On videod, on sisud ja nii edasi, et see on siis töötaja vaade. Ja loomulikult siia lisanduvad ka igasugused testid, saab panna ka kodutöid ja nii edasi. Ja mis on veel eriti lahe, ongi see, et üks asi on see, et meie erinevad teenusepakkujad tulevad oma koolitusi siia üles ehitama, aga teile tegelikult avaneb ka võimalus ise kursusi luua ja neid oma töötajatele suunata, aga sellest juba järgmine kord. Nii et ühesõnaga
Mina siinkohal tegelikult lõpetan. Ma kujutan ette, et võib-olla tekkis palju küsimusi, aga meil on küsimuste-vastuste aeg on tegelikult ka lõpus. Nii et ma annakski tegelikult hetkel sõna siin Taavile, kes siis natuke üldse räägib sellest, et mida üks ettevõte töötervishoiu, tuleohutuse teemal teadma peaks. Nii et palun, Taavi. Tere kõigile, et Jaanika kappas sellest koolitusest nüüd nii kiiresti üle, et isegi mina ei saanud päris hästi aru. Et võib-olla mõned on selle koolitusega juba ka tegelikult tuttavad, sellepärast, et Eestis on seda konkreetset, sellelaadset koolitust läbinud juba üle 35 000 inimese. Et võib-olla on ka teie ettevõte juba seal nimekirjas olemas ja olete seda näinud. Et ta on Eesti üks populaarsemaid, Eesti kõige populaarsem ja mis ma veel ütleks, ja ta on Eesti kõige populaarsem e-tuleohutuskoolitus ja mis on asja juures nagu nüüd hea, et me tõstsime selle enda platvormilt üle ka Vitsa platvormile, et juhul, kui teie olete nüüd Vitsa kasutajad, siis te ei pea lappama erinevate nagu keskkondade vahel, vaid saate selle sama koolituse niimoodi mugavalt võtta kohe sealt samast. Et siin tuleohutuskoolitusel on nüüd kaks lähenemist, et üks on see, et teil on lihtsalt tuleohutuskoolitus ettevõttele ja see koosneb ühest osast ainult sellest teooriast, aga on ka variant see, et selle sama koolituse juurde tuleb teha ka praktiline evakuatsiooniõppus, et see nagu loob sellise terviku ja võtab kõik kokku. Aga okei, sellest edaspidi. Aga selge, Jaanika natukene tutvustas mind, et minu nimi on Taavi Teets, olen ettevõtte Safest juht ja asutaja ja tuleohutusalal tegutsenud üle 25 aasta juba, et ehk siis ma olen tuleohutusest tegelikult täiesti läbi imbunud. Et selle aja jooksul ma olen aru saanud seda, et nii palju kui on ettevõtteid, nii palju on ka erinevaid viise ettevõttes tuleohutust korraldada. Ja kuna meil täna on aega siin umbes pool tundi, võib-olla natukene peale, siis ma kirjeldaksin teile ühte nagu sellist ideaalilähedast mudelit, kuidas ettevõttes need asjad kõik korda seada, korda viia ja nii edasi. Proovin nüüd selle ekraani jagada siin ka. Veidi läheb lihtsamaks. Nii. Öelge palun, kas on näha? Ilusti on näha. On ilusti näha? Küll, jah. Väga hea. Aitäh teile. Nii, tuleohutusega on see huvitav lugu, et kuigi kõik on kirjas väga täpselt õigusaktides, seadustes ja määrustes, siis erinevad ettevõtted tõlgendavad seda ikka igaüks omamoodi. Et mõnes mõttes peabki seda kohandama vastavalt oma ettevõtte eripärale, aga teinekord on tõlgendamisviisid ikkagi nagu täiesti puusse. Ja siis üks väga suur probleem on see, et ei kujune nagu ühtegi vastutavat ettevõttes, et kes siis tegelikult selle ühe või teise asjaga tegelema peab ja kui tuletõrje inspektor on majas või on mõni kindlustusjuhtum, siis vaadatakse üksteisele otsa, et kes nüüd mida teeb või kuidas teeb. Et asume kohe asja kallale, et ütleme, et kui su hoones puhkeb tulekahju, siis kelle vastutus on see, et sprinkler toimib, kes peab tagama evakuatsiooni, kas on see haldur, oled see sina, on see hoone omanik või keegi kolmas. Et kui on juhtum toimunud, siis enamik ettevõtjad ütleb kohe, et haldur vastutab, tema ju hooldab tervet hoonet ja tema vastutab selle eest ja haldab, aga tegelikkus on hoopis keerulisem. Näiteks Otepääl põles 2016. aastal hotell Bernhard suures osas maha. Minu teada kohtuvaidlus käib siiamaani, kes seal nüüd on süüdi ja kes seal ei ole süüdi. Siis 2022. aastal põles Tallinnas Pae tänaval kortermaja
ja nüüd 4 aastat hiljem on minu teada elanikud endiselt kodust väljas, keegi sinna minna ei saa, sest et kindlustus keeldub seda 5 miljonit välja maksmast, tuues põhjuseks selle, et aga tuledekke sektsioonid ei vastanud nõuetele, samas kindlustuspoliisil suurelt kirjas, et hoone vastab tuleohutusnõuetele, vastus vastupidine ja ütleme nii, et seda segadust on õudselt palju. Et nii palju, kui mina olen tuletõrje inspektoritega kokku puutunud ja neid kokkupuutepunkte on hästi palju, siis näiteks hoones on paikvaatlus, tuleb inspektor kohale, tema jälgib ainult, vaatab seda, et kas inimesed saavad ohutult hoonest välja ja siis nad istuvad laua taha maha, küsivad teilt paberipaki, et kas nüüd see süsteem on hooldatud, kes hooldas, millal hooldas ja nii edasi, et kõik see käib paberil ja hea on, et ta neid pabereid kontrollib. Päris juhtumi korral ongi tegelikult see sama paber, mis maksab, ehk siis tuleohutuse puhul number 1 asi on dokumenteerige kõik enda tegevused, et vastasel korral jama on, siis tagantjärgi neid dokumente sa enam ei genereeri. Et see mudel, millest ma nüüd räägin, on see, et see mudel, mida ma praegu nüüd kirjeldama hakkan, on valdaja ja hoone valdaja ja hoone omanik on erinevad isikud, ehk siis ütleme, teie tegelete seal hoones mingisuguse tootmisega näiteks, aga hoone omanik on hoopis keegi teine, et see on tänapäeval väga levinud mudel, et ongi nagu erinevad omanikud, erinevad tegelased ühe hoone kallal toimetamas. Aga nüüd on vaja kuidagi nüüd kokku viia, et ei tekiks sellist olukorda, kui midagi juhtub, et kes siis nagu vastutab lõppkokkuvõttes. Ja siis me räägimegi sellest, et tuleohutus jaguneb tegelikult 2, on ehituslik ja on korralduslik tuleohutus, siis on hoone omaniku vastutus, on hoone valdaja vastutus, siis millised on sinu kohustused ettevõtjana, siis kui te sõlmite lepingu, mis on täiesti elementaarne, siis mida sinna lepingusse panna, kes peab läbi viima koolitusi, kes peab läbi viima evakuatsiooniõppusi, kes seal peavad osalema, millal peab tegema ja Safety tuleohutuskoolitusest tegelikult Jaaniku juba rääkis selle esitluse alguses. Nii, kuidas ta 2 jaguneb siis? On suures pildis jaguneb tuleohutus ehituslikuks tuleohutuseks ja korralduslikuks tuleohutuseks. Ehituslik on kõik see, mis on seotud hoonega, füüsiliselt hoonega ja seal sees olevaga. Näiteks tuletõkke sektsioonid, sprinklersüsteemid, suitsuluugid, tuletõkke uksed, evakuatsiooniteed, automaatne tulekahju signalisatsioon ja muu selline, ehk siis kogu see selline tehniline osa ja kõik see, mida sa näed ja kõik, mis on nagu seal püsti. Siis teine osa tuleohutusest on korralduslik. Ehk siis need on need inimesed, kes seal hoones on ja paberimajandus. Et korraldusliku alla käib tuleohutuskorraldus, koolitused, juhendamine, evakuatsiooniõppused, dokumentatsioon ja igasugused erinevad päevikud. Nüüd, kui me oleme selle mudeli juures, et hoone valdaja ja omanik on erinevad, siis tihti ongi nii, et selle ehitusliku poole eest vastutab hoone omanik ja tema poolt määratud mingisugune haldur ja teie otseselt sellega üldse tegelema ei peagi. Nüüd küll aga peaaegu mitte kunagi ei vastuta selle korraldusliku poole pealt hoone omanik ja see ongi puhtalt nagu teie rida ja teie korraldada ja teie teha. Loomulikult on need mudeleid erinevaid, et mõni objekt annab kõik asjad saba ja sarvedega üle, et see, kes valdab, see vastutab ka kõige eest, aga see on juba nagu teine korraldusmudel. Nüüd ehitusliku tuleohutuse puhul hoone lugu, et kuidas me nüüd nagu kõik need igasugused algsed dokumendid kätte saame, et kui tegemist on kas siis vana hoonega või uue hoonega. Ma võtsin siia sellise aastaarvu 1995 niimoodi tinglikult, et see on see aeg alates, millest hakkasid Eestisse jõudma sellised kaasaegsed tuleohutusnõuded ja tuleohutusnõuded Euroopast, Põhjamaadest ja mujalt on ja muutus asi oluliselt täpsemaks ja rohkem ka nagu bürokraatlikumaks mõnes mõttes.
et nende vanemate hoonete kõige suurem probleem on see, et kui ma objektile minnes tahaksin saada esimese asjana hoone ehitusprojekti, siis seda on mul nagu hullult keeruline saada, sest et hakkab mingi jutt pihta. Eelmine nädal 80-ndatel ehitatud maja, ma küsin ehitusprojekti, kui ma ei saa, et ma pean kuhugi Rakvere arhiivi minema, et seal peaks olema, et kui mina selle hoone ostsin, siis mulle ühtegi paberit sellega kaasa ei antud ja tore on ju. Ja siis ongi, et vaatame seal vanas hoones ringi ja tuletame, kus kohas võiksid need tuletõkkesektsioonid asuda. Selge, me lähtume nendest nõuetest, mis kehtisid siis, kui see maja ehitati, ehk siis need on mingid need vanad EPN-id, Eesti projekteerimisnorm, millega kogu nõukaaeg tehti asju. Ja siis võtame nüüd tänapäeva nõuded, mis on tagasiulatuvad, on sellised evakuatsiooniohutuse teemad ja kasutajate ohutuse teemad. Ja nüüd liidame kokku siis selle algsed nõuded ja kasutajate ohutuse ja siis me saamegi nagu selle vana hoone puhul mingisugused nõuded kokku. Uue hoonega on palju lihtsam, alates 95. aastast muidugi on ka väga palju erandeid, et reeglina on neil olemas korralik ehitusprojekt, kus on kirjeldatud tuleohutusosa, seletuskirjas punkt 8 on see tavaliselt. Ja siis sealt on väga lihtne võtta kõik need hoone tehnosüsteemid ja tehnopaigaldised, kõik, mis on tehtud ja nende järgi siis endale selline loogiline süsteem üles ehitatud. Loomulikult tuleb alati ka seda jälgida, et kui me oleme nüüd peale ehitusloa saamist mingisuguseid uuendusi, mingisuguseid muudatusi teinud, oleme näiteks muutnud mingi ruumide kasutusotstarvet, et kui enne oli mul seal väikene ladu, aga nüüd ma hoian seal kemikaale, siis vastavalt sellele ma pean ka oma tuleohutusnõudeid ja võib-olla ka tuleohutusmeetmeid kohandama. Nüüd teine pool oli see korralduslik pool, ehk siis kuidas me kogu selle ehitusliku poole ja inimeste poole omavahel kokku paneme, et need asjad sünkroonis normaalselt toimiksid. Et see korralduslik pool on nüüd see, mis sul tuleb ära hallata, mis tuleb korda saada ja siis põhimõtteliselt nad põhinevadki nad istuvadki nagu 4 sambal, et esimene asi on tuleohutuse korraldus, ehk siis meil on konkreetne dokumentatsioon, põhimõtteliselt me nimetame seda tuleohutus mitte selle tuleohutus, ongi tuleohutuskorralduslik dokument, kus meil on toodud välja, kes vastutab mingisuguse asja eest. Nüüd väiksematel hoonetel on see toodud juba tulekahju korral tegutsemise plaanis kohe see avaosa, et evakuatsiooni eest vastutab see, tulekahju signa eest vastutab see, kustutite kontrolli eest vastutab 3. isik ja nii edasi, et see on nagu selline minimaalne tuleohutuskorraldus, aga see peab olema teil nagu paika pandud. Siis kes vastutab teil koolituste eest, näiteks milliseid teil üldse vaja on, et tegelikult ma võin teile saladuse katte all öelda, et ainukene seaduse poolt pandud kohustuslik tuleohutuskoolitus on seesama tulekahju õppus, mis koosneb teooria osast ja mis koosneb praktilisest osast. Et see teooria on see, mida Jaanika seal vitsas juba natukene tutvustas, et väga paljud pakuvad ka seda tuleohutusest vastutava isiku koolitust ja evakuatsioonijuhtide koolitust ja muud sellist, et seaduses otseselt sellist koolituse liiki pole välja toodud, et igaüks on ise nagu midagi kohandanud, aga kuigi neid seaduses ei ole, on tegemist nagu ülimalt vajalike koolitustega, räägin nendest edaspidi. Siis evakuatsiooniõppused, need on samamoodi kohustuslik läbi viia kord aastas, aga siin tuleb ette piir, et ala büroohooned, mis on väiksemad kui 1000 ruutu, tööstuslaohooned väiksemad kui 1000 ruutu, et seal nagu selliseid praktilisi õppuseid tegema ei pea. Aga nüüd just 3 aastat tagasi nüüd uus määrus, mis
mis kehtestas või sätestas nõuded tuleohutusülevaatustele, siis see laiendas nagu oluliselt seda kohustuslike evakuatsiooniõppuste kohuslaste nagu sihtgruppi. Ja siis loomulikult dokumentatsioon, see vaata, et kõige olulisem asi, et kas kõik päevikud on olemas, kas kõik aktid on olemas, tuleohutusalased dokumendid on olemas ja muu selline dokumentatsiooni koha peal tavaliselt tekib nagu hirmus sahmimine ja otsimine ja dokumentide genereerimine siis, kui Päästeameti inspektor on teatanud, et ma tulen nüüd teile majja mingisugune nädala pärast ja siis hakkab pihta, kus see on, kus teine on. Et see dokumentatsioon on selline asi, mida tuleb läbi aasta kogu aeg korras hoida ja oma koostööpartneritelt, alltöövõtjatelt ka seda korrashoidu pidevalt nagu nõuda. Siis kus see piir meil nüüd jookseb enam-vähem, et mille eest vastutab haldaja, mille eest vastutad sina kui ettevõtja, tuletan meelde, et see on nüüd jälle seesama mudel, et kus omanik ja valdaja on erinevad isikud, siis haldaja või omaniku pool on siis sprinklerid, suitsulugud, tulekahjusignalisatsioon, kõik see tehniline pool ja omanik siis vastutab selle muu asja eest, et kuidas nende enda inimesed on koolitatud ja kuidas nad nende süsteemide ja seadmetega oskavad ringi käia, mille maja omanik sinna on paigaldatud. Aga mida tasub kontrollida on see, et kas see konkreetne vastutus on ikkagi kirjas ka nagu rendilepingus. Et väga palju on rendilepinguid, kus on see vastutus hästi üldsõnaline, et sina valdaja, sa vastutad siin tuleohutuse eest, aga mille eest täpselt, et seda täpsustust seal sees ei ole ja jälle, et kes siis on. Et mul ühe kliendi juures oli kuu aega tagasi selline olukord, et inspektor tuleb majja, mingid ruumid on antud üürile. Nüüd need üürile antud ruumi kohta esitas keegi Päästeametisse kaebuse, seal oli 2 evakuatsiooniteed kinni pandud. Ja põhimõtteliselt, kui nüüd see majaomanik siis sisenes sinna üüripinnale, mina ei saagi midagi teha, mina ei teagi, mida siin teha tohib või ei tohi, et see pind on ju selle üürniku valduses, aga samas, kuna neil lepingus ei olnud nüüd seda vastutuse ulatust sees ega selge, kes mille eest vastutab, kes mida teha tohib, siis sunniraha hoiatus tehti ikkagi maja omanikule, et kuna seda kirjalikult kusagil fikseeritud ei olnud, et tihtipeale tehaksegi imelikke liigutusi, mis panevad kasutajate elu ja tervise ohtu puhtalt teadmatusest, et siin see mingi uks on, müürime selle ukse kinni, et see on jõle ebamugav uks on seda vahetada, eks, aga tegelikult hoone on projekteeritud nii, et siit sellest toast, ruumist, alalt peab olema 2 väljapääsu, aga siis on 1 kinni pandud. Nii oli mugavam ja odavam. Siis mida sinna lepingusse siis panna omaniku ja valdaja vahelisse, ongi see, et kui tihti turvaseadmeid ja tulekahjuseadmeid hooldatakse, millise sagedusega, kes kogub nende hoolduste kohta aktid, kus neid hoiustatakse, siis kes on suitsuluukide, sprinklerite, kustutussüsteemide hooldajad, kes on nendest vastutavad, kes kontrollib tuletõkke uksi ja läbiviike, et tuletõkke uste kontrolli puhul tuleb paljudele üllatuseks, et kõik tuletõkke uksed, mis asuvad evakuatsiooniteel ja üldse evakuatsiooniteel asuvad uksed, et neid tuleb näiteks vaadelda iga 3 kuu tagant, et keegi peab jälle paberiga läbi käima ja tõmbama linnukesi ja kontrollima, kas need uksed kõik on läbitavad, kas sinna ei ole midagi ette pandud, kas need sulgurid kõik töötavad, siis kui te infot omavahel edastate, siis ärge jätke midagi nagu suusõnaliseks, vaid pange kõik kirja, isegi kui teil on telefonikõne tehtud, siis saatke meil järgi selle kõne kohta, et mitte ma ei räägi siin vastutuse veeretamisest, et siis mina ei ole süüdi, aga mõnes mõttes on ka veeretamine, eks ole, aga sa põhimõtteliselt vabastad ennast nagu sellest süüst, kui asi on veidi ebaselge.
Siis dokumentatsiooni ajakohasus ja kättesaadavus, et see on ka nagu oluline koht, et kes hoiab dokumente ajakohasena, ütleme näiteks tulekahju korral tegutsemise plaan. Paljud arvavad, et see plaan on selline staatiline dokument, mis tehakse siis, kui hoone on valmis. Tegelikult see nii ei ole. Iga kordki hoones toimuvad mingisugused ümberehitused, mingid muudatused. Seda plaani on vaja näiteks evakuatsiooniõppuse tulemuse tõttu pisut muuta, siis tuleb ka see tulekahju korral tegutsemise plaan vastavalt ringi teha. Et nüüd ongi küsimus, et kes seda plaani nüüd siis ringi hakkab tegema või ei tee. Et tihti on siin ka nagu sellised keegi kolmas pool esitab siin arve ja siis hakkab nüüd selle arve edasi-tagasi saatmine, et kes nüüd selle eest maksab. Ühesõnaga, see tuleohutuse pool on see, mida ma näen, mis lepingutes on tihti nagu väga ebaselge ja väga pealiskaudselt kirjeldatud, et sellega tasub maha istuda ja konkreetselt kõik kirja panna. Siis koolitustest paari sõnaga ma rääkisin, et kõik töötajad tuleohutuse vaates juba esmase juhendamise käigus, et kui nad tööle tulevad, siis peate talle tulekahju korral tegutsemise plaani kohe tutvustama ja rääkima, et kus on mul väljapääsud, kuidas mul siin tulekahju korral tegutsetakse, mitmenda häire peale me hoonest välja läheme, ja nii edasi, et mõned arvavad, et see kord aastas toimub evakuatsiooniõppus ongi see, millest piisab, aga ei ole. Et kui inimene tuleb tööle, tuleb talle koheselt tutvustada ka tuleohutusnõudeid. Nüüd, kui sa ise ei ole piisavalt nagu pädev nende tuleohutusalase või tuleohutuse koha pealt, siis jälle väga hea tööriist, sama vits on, kuhu see tuleohutuskoolitus on üles pandud, pange uus töötaja sinna arvuti taha ja hakkate koos nagu läbi minema ja saate asja päris korralikult nagu selgeks. Siis kord aastas tuleb teha praktiline evakuatsiooniõppus, tuleb teha ka praktilise evakuatsiooniõppuse juurde käib ka teoorialoeng ja siis kõik, mida tuleb rääkida, ongi siis see, et kuidas tulekahju korral tegutseda, kus asuvad evakuatsiooniteed ja muu selline. Siis tulekustuti kasutamine. Kui tulekustuti kasutamise kohta mõned tellivad eraldi koolituse, mõned näitavad ise, kuidas seda kustutit kasutatakse, aga tegelikult seadus ütleb, et kõik tuleohutuspaigaldused, mis on hoonesse pandud, tulekustuti ja siis on üks peen asi nagu tuletõrje sisevesik, siis kui need on üleval, siis kõik töötajad peavad oskama ka neid asju kasutada. Et kui mul on kustutis, ma pean teadma, kuidas see töötab. Kui mul on seina peal see tuletõrje sisevesik, kus sisevesiks on siis vooliku kapp, kus sees on voolik, kraanid, värgid, siis ka see on nagu väga oluline töötajatel selgeks teha. Nüüd see viimane just ongi see koht, mida tavaliselt, millele keegi tähelepanu ei pööra ja käiakse sellest kapist suure kaarega mööda. Tegelikult tasub ka see voolik aeg-ajalt lahti võtta, lahti kerida ja näidata siis inimestele, kuidas see tegelikult töötab, et kui vaja on, siis osatakse ka kasutada. Büroohoonetes tõenäosus, et seda vaja läheb, on suhteliselt väike, kui me räägime tööstushoonetest ja sisevesik on olemas, siis tegelikult see sisevesik on väga vajalik tööriist. Kustutiga sa kõrgel olevaid asju kustutada ei saa, veejoa saad suunata täitsa lae alla. Nüüd vastutava isiku puhul olen näinud väga palju seda, et meil on töö juures üks juhi abi või meil on keegi haldur või keegi majandusküsimustega tegelev isik, siis talle on kohe automaatselt ka kirjutatud või öeldud, et kuule, sina vastutad ka nende tuleohutuse asjade eest. Ja siis see vaene vastutav isik lükkab käed laiali, mõtleb, et mille eest ma nüüd nagu täpselt vastutan, aga okei, las ma siis vastutan, et ülemus ütles mulle, et ma pean vastutama. Et minu arust on see elementaarne ja tegelikult kohustuslik on, et see vastutav isik peab saama nagu selle kohase koolituse, mille eest ta tegelikult vastutab. Kui on see, et sina vastutad näiteks tuletõkke uste kontrolli eest,
aga inimene ei tee vahet üldsegi, kas on tegemist tuletõkke uksega, kas on evakuatsiooni uks või on üldse tavaline uks, siis minul tekib küll küsimus, et mille eest mida ta siis nagu teeb siis sellega peale selle, et kui tuleb tuletõrjeinspektor, küsib, et kuule, tuletõkke uks on lahti, kes sellest vastutab, kuule, see Jüri vastutab, siis Jüri saab füüsilise isikuna trahvi, et seda me ju ei taha. Et täpselt samamoodi nagu on töötervishoius, tööohutuses, et kõik seadmed, mida inimene kasutab, selle kohta peab olema juhendamine läbi viidud. Samamoodi on ka sellel tuleohutuse eest vastutaval isikul, et kui sa millegi eest vastutad, sa pead täpselt teadma, mille eest sa vastutad ja mida mingi asjaga tegema peab. Tihti on mingisugused aparaadid, mingid tööriistad, millel on üldsegi konkreetne hooldus, välp, hooldusvahemik, mida peab tegema, et seade töötaks. Inimene ei tea seda, pärast on seade katki, kõik vaatavad talle otsa, aga miks sa nüüd ei teadnud või miks sa nüüd ei enneta seda asja. Siis evakuatsiooniõppus, ma enne mainisin, et täna on ta kohustuslik juba väga paljudes ettevõtetes ja asutustes, et suuremad asutused, seal tööstusettevõtted, koolid, lasteaiad, seal on olnud nüüd see tulekahjukoolitus kogu aeg kohustuslik ja evakuatsiooniõppus, see praktiline evakuatsiooniõppus sinna juurde samuti. Nüüd siis nagu see 3 aastat tagasi, kui erasektor hakkas tegema tuleohutusülevaatuseid erinevate parameetritega hoonetele, siin on kuni maa-aluste garaažideni välja, siis tuli ka kõigile nendele juurde teha tulekahju korral tegutsemise plaanid, tuli ära koolitada töötajad ja teha kõigile ka praktilised evakuatsiooniõppused. Nüüd Päästeametiga on niisugune vaikimisi kokkuleppe saavutatud, et kohad, kus on alla 10 inimese, siis on selline, et evakuatsiooniõppust me tegema ei hakka, sest et see on näeb selline väga veider välja ja on küsimärgi all ka see, et kas sellest üldse midagi kasu on. Aga üldiselt kontorid, tööstushooned, laod, laudad, koolimajad, et seal tuleb see praktiline õppus igal pool läbi viia. Et jah, ka lehmad peavad teadma, kuidas ohutult ühest kohast teise jõuda. Et ühe õppuse ma tegingi karjalaudas, et tulid inimesed kohale ja õppisid seda, kuidas me vabastame lehmad ja juhime paanikas loomad siis ühest kohast teise, et kas siis karjamaale või siis teise hoonesse. Et kõik need asjad tuleb läbi harjutada. Ja seda praktilist õppust ei tasu alahinnata, sest et see õppus on väga kasulik juba sellepärast, et siis me näeme ära, kas kõik hooned tehnosüsteemid ka tegelikult töötavad. Et kui ma panen häirekellad tööle, siis peaksid alla tulema liftid, ventilatsioonisüsteem lülituma välja, kusagilt võib-olla lähevad tuletõkke uksed kinni ja nii edasi, et see õppus ongi nagu mõnes mõttes lakmuspaber, kus me vaatame, kuidas inimesed on sellest teooriast aru saanud, kas nad oskavad tegutseda ja samal ajal, kas need hoone tehnosüsteemid töötavad täpselt nii, nagu nad on ette nähtud töötama. Ja ütleme nii, et alatihti tuleb sealt mingisugused üllatused välja, et väga kasulik tegevus. Nii, ja siis on viimaseks on siis võib-olla 5 sammu, et asjad oleksid korras, mida te võiksite kohe homme ära teha, et te saate selle presentatsiooniga endale, et kes praegu üles ei viitsi kirjutada või ei saa, siis saate siit pealt spikerdada. Et esimene asi, kui te ei tea veel, siis selgitage välja, kes on sinu hoonest tuleohutusest vastutav, oled see sina, on see haldur, on see hoone omanik või on üldse keegi kolmas. Siis uuri välja, et mis on lepingus kirja pandud halduri või omaniku kohustuse kohta, et kas see on seal pigem nagu selline pealiskaudne või on seal kõik konkreetselt kirjas, hea oleks, kui oleks konkreetselt kirjas, siis tee kindlaks, kas teil vastutav isik on koolitatud, kas ta teab, mida tuleb teha, kui peaks midagi juhtuma või kuidas nagu peaks juhtumeid ennetama ja kas see vastutus on kirjalikult ka defineeritud. See kirjalikult defineeritud on ka see,
et kuhu seda panna, siis üks väga hea variant on see kirjalik vastutus ikkagi inimesele töölepingusse sisse kirjutada, et see on nagu selline täitsa pädev dokument, millega on pärast midagi peale ka hakata, et selline suusõnaline ütlus, et kuule, sina nüüd hakkad vastutama, et see ei päde kohe kuidagi. Siis mine kontrolli üle, millal teil oli viimane evakuatsiooniõppus, kas on dokumenteeritud ja vaata üle ka see, et äkki teil on evakuatsiooniõppuse kohustus tekkinud nüüd viimasel ajal. Et paljud avastavad seda alles siis, kui Päästeamet saadab sunniraha hoiatuse, et jutuga, et aga seaduses on kõik kirjas. Ja siis viiendaks asjaks, et tutvu lähemalt selle Vitsa tuleohutuskoolitusega, et vaata, äkki on sul sellest kasu, et mina olen tõesti veendunud, et kõik asjad ühe koha peal, et saate väga mugavalt oma töötajad ära koolitada. Et põhimõtteliselt see ongi nagu nüüd kõik minu poolt. Proovin nüüd siit presentatsiooni mõõdist ära minna. Super, Taavi, ma arvan, et väga paljud said väga palju selgemaks selle teema. Mina kindlasti sain, sest et väga paljud küsimused, mis mul alati on olnud, need said siin ilusti vastused, just et kellel on evakuatsiooniõppus kohustuslik, kes peavad läbima tuleohutuskoolituse ja nii edasi. Nüüd on küsimuste aeg, et ma küll panin siia, et küsimusi saate postitada siia chati välja, nii et kellel on küsimusi, siis teil on hetkel veel mõned minutid aega, et küsimusi küsida. Kas sa ise, Taavi, tahad midagi selle kursuse kohta veel nagu öelda äkki? Kursuse kohta öelda seda, et see, mis Vitsas on, see on selline standardne koolitus, et ta kõlbab tegelikult kõigile töötajatele sellise üldiste tuleohutusalaste teadmiste tõstmiseks. Aga nüüd kui meil on nüüd hästi spetsiifilised ettevõtted, siis saab teil luua ka veel eraldi ettevõtte spetsiifilise koolituse. Et see on igati mõistlik lähenemine, aga praegu nagu me lähme selle standardse variandiga välja, et siis tuleb lihtsalt tutvustada veel täiendavalt selle konkreetse objekti tulekahju korral tegutsemise plaani, et siis me saame nüüd need eripärad ka nüüd sealt välja tuua. Jah, et ühesõnaga, kui teil soovitegi, et see koolitus oleks rohkem nagu teie nägu, teie ettevõtte spetsiifiline, siis selles mõttes saabki sellele koolitusele luua lisa ja see lisa ongi siis teie spetsiifikat siis puudutav. Aga meil tuli küsimus, kas ettevõttes peab olema tuleohutuse eest vastutav isik, kui tuleohutuse tagab partnerettevõte? See on väga hea küsimus. See on jumala hea küsimus, vaata, siis me jõuame selle slaidi juurde, lähme tagasi, et kas see on lepingus kirjas ja mis seal lepingus kirjas on, mille ees partnerettevõte vastutab. Kas te mõtlete nagu seda pigem, et te olete nagu selle tuleohutusteenuse korraldamise ostnud nagu näiteks kellegilt erasektori tegeliselt sisse või? Ma tahaks jah niimoodi öelda, et näiteks võetud sinusugune inimene. Mingi minusugune korraldab on ju seal ja siis nüüd on okei, kogu teenust pakub Foorus. Ja nüüd, kas on ettevõtte poolt vastutav? Nii, jaa, see on selles mõttes hea küsimus, et üldiselt on nii, et kui ettevõttes seda vastutavat isikut ei ole määratud, siis vastutab selle eest ettevõtte juht. Aga minu soovitus oleks ikkagi nagu ju see kindlasti, et keegi oma inimestest on ka, kes nagu sellel asjal silma peal hoidma, et millega see Foorus seal tegelikult toimetab. Et ma nagu seda Fooruse mudelit tean päris hästi, et see tuleohutus on nende kogu teenuste paketi üks osa. Ja minul nagu tekivad küsimused nagu selle koha pealt, et kuidas nüüd see Fooruse inimene jõuab iga teie töötajani, iga teie kaasa arvatud uued töötajad, neile ju see info ei tule, et siis see võibki olla selline olenevalt ettevõtte profiilist, näiteks personaliosakond on see, kes seisab hea selle eest nüüd, et kui mul tuleb uus töötaja, tema saab kohe nagu selle mingisuguse tuleohutuskoolituse peale, kas tuleb siis Foorust tegema või teete selle läbi Vitsa keskkonna ja nii edasi. Suuremates ettevõtetes igal juhul
kohustust ei ole, aga mina nagu annaksin ikkagi, ettevõtte pool peab olema ka inimene, kes nagu sellel fooruse tegevusel kindlasti silma peal hoidab. Sest et vastutab teie seal selle jama eest ja ütleme, tootmisettevõtetel kõige suurem kahju on ju tegelikult tootmisseisak ja kui nüüd see peaks tekkima mingisuguse mõtete väikse asja pärast, eks ole, siis jah, ma ei tea. No eks see on nagu kõikide nende teenuse pakkumistega, et töötervishoid tööohutus samamoodi, et see inimene ei ole teil kogu aeg koha peal, on ju, ja lõpuks ongi ju see ka, et te peategi veenduma selles, et seda teenust ikkagi teile päriselt ka pakutakse. Ehk siis alati peab olema keegi vastaspool, kes nii-öelda siis veendub selles, et seda teenust päriselt ka pakutakse ja et kõik vajalikud asjad oleksid tehtud, et tõesti foorust on ju hea kasutada selleks, et ta teeb sellised rutiinsed tegevused ära, on ju, aga et keegi peaks ikkagi vaatama, et need asjad ka päriselt tehtud oleks ja keegi teab ka kohalikku olukorda. Ei, foorus on kindlasti nagu väga hea, et see ei ole nagu mingi probleem, aga just, et nagu see omaniku pool, eks ole, see ettevõtte pool ju peab teenuse osutajal silma peal hoidma kogu aeg, et see on nagu oluline. Aga jah, lepingusse võimalikult detailselt kõik need vastutused kirja panna, et alaga ongi inspektor kohal ja hakkab pihta, aga ta ei andnud mulle seda dokumenti või mingit teist asja ja siis ongi, et selle trahvi saab ikkagi ettevõtja. Ma ei tea, ma loodan, et me saime vastatud, et kui on nagu hästi konkreetne ettevõte, siis ma võin nagu selle käia ka detailselt läbi, et kuidas seda võiks korraldada või teha. Tundub, et sai vastuse. Okay. Kas on veel kellelgi mingi küsimus, et meil on 2 minutit aega, et ma küll, sa natuke võib-olla ka puudutasid seda, aga ma siiski nagu küsin konkreetsemalt üle, et tuleohutus, koolitus ja evakuatsiooniõppus, need käivad käsikäes, on ju, et ei ole nii, et ma ainult tahan tuleohutuskoolitust, aga evakuatsiooniõppust ei tee, on ju? Ei ole päris nii, et vaata teatud parameetritest alates hoone järgi on kohustuslik nii teooria osa kui ka siis praktiline evakuatsiooniõppus. Aga absoluutselt tegelikult igal teisel ettevõttel on nüüd see tuleohutuse teooria osa ju nõutud. See tuleb juba töötervishoiu ja tööohutuse seadusest, et iga töötaja peab teadma, kuidas tulekahju korral tegutseda ja nii edasi ja nii edasi. See Vitsa platvormil ole koolitus katab selle teema nagu tegelikult väga kenasti ära. Ja nüüd selle praktilise õppuse koha pealt on ka see, et nüüd seda praktilist õppust võib edasi teha teie praegune koostööpartner. Seda võite tellida ka meie käest, kes selle konkreetse koolituse loojate käest. Et nagu variante on palju, et sellise lahendusega me jääme hästi paindlikuks tegelikult. Nii et kuna meil aeg ongi praktiliselt täis, siis lihtsalt kordamegi üle, et saime teadlikuks tuleohutusest. Esmaspäevast alates on teil võimalik kursuste mooduli alt Vitsast osta omale tuleohutuskoolitus. Seal on kõik täpsemad detailid teada, kõik hind paljudele kehtib ja nii edasi. Saate natuke vaadata väikse killukesega koolituse sisu vaadata ja põhimõtteliselt ega kogu see protsess on väga lihtne, et nii kui te ostate, nii saate hakata lisama sinna töötajaid ja saate ka panna selliselt, et iga uus töötaja saab selle ka omale automaatselt külge, et ei pea te ise midagi manageerima. Et ühesõnaga ootame esmaspäevani. Nädalavahetusel on võimalik veel mõelda selle peale, kuigi ma loodan, et te naudite nädalavahetust. Taavile siit tuli mingi veel küsimus, kas kursuse alla saab ettevõtte ka ise lisada koolitusi? Jah, saab. See on eraldi teenus, selles mõttes nagu eraldi moodul, mille peab siis eraldi juurde ostma, aga selle kohta me kirjutame veel eraldi, et hetkel me täna keskendume nendele koolitustele, mis on teenusepakkujate poolt pakutud, aga jah, üks hetk muutub ka see võimalus või tekib ka see võimalus, et te saate ise luua omale erinevaid kursusi, mille oma töötajatele siis edasi saata. Lõpetuseks veel.
veel ütleks, et tegemist oli mu elu kõige lühema tuleohutuskoolitusega, et nagu seda temaatikat avada nii lühikese ajaga on praktiliselt võimatu, et ma kappasin ikkagi päris kiiresti siin teemadest üle ja mõtted jäid siin nii mõneski kohas poolikuks, et kui kellelgi on mingeid hästi konkreetseid küsimusi, mõtteid, siis võtke minuga otse ühendust, et teeme asjad korda, kui veel ei ole. Jah, täpselt. Et kui on tuleohutuses abi vaja, siis Taavi on teie mees. Võtke temaga otse ühendust ja ega midagi. Nautige nädalavahetust ja siis esmaspäeval suhtleme, kellel huvi on asjadega edasi liikuda. Aga aitäh, Taavi, ja aitäh kõigile, kes te kohale tulite. Saadame ka salvestuse teile ja kõike ilusat.